Stopp. Tavaliselt need põhilised vigastused tekivadki ülekoormuse foonil. Me kutsume neid töötuteks, töötud discgolfarid. Nad saavad päeval siis nagu ringe üksteise otsa teha. Kõik minu juurde ei jõua jah, et sellepärast on see video ka üsna informatiivne, ma kujutan paljudele, kellel need probleemid juba on. Ühesõnaga, kõik tuleb ikka selle juurde tagasi, et tehnika peab olema õige. Paljud mängijad, ma tean, mängivad valuvaigistitega. Mis see valu ikka mehele teeb, mis ei ole teps mitte nagu lihtne spordiala tegelikkuses ja vähem koormav, et mis sorti vigastusi siis discgolfarid enamasti kurdavad ja siis kuidas neid ennetada? See on väga hea küsimus, et vigastusi tõesti on üllataval kombel üsna palju discgolfarite seas ka. Et kui vaadata siin uuringuid, et ei ole minu enda välja arvatud, vaid mõningad uuringud, mis on tehtud siin 7 aastat circa tagasi, siis seal oli vist üle 800 inimese, kelle peal neid uuringuid tehti, ehk siis küsitlused, kas teil on olnud mingisuguseid discgolfiga seonduvaid vigastusi, 800 inimest nõustusid vastama, 80% oli vastus jaatav. Ehk alati on midagi. Et suures osas oli ütleme, küünarvars oli põhiline, siis sellele järgnes õlg ja siis tuli juba alaselg ja põlv. Et umbes sellises vahemikus, et küünarnukk ja õlg olid põhilised, eriti eestkäe viske suhtes küünarnukk ja tagantkäe eestkäe kombona siis õlavigastused. Et need olid sellised peamised, millega osadel juhtudel on isegi päris kurvalt opini välja jõutud. Aga seda ma väga ei reklaami, et pigem tehke sooja. Siis pidi ikka tükk aega viskama koos vigastusega, et nii hulluks ei jääda. Tõenäoliselt, aga nagu iga asi, siis eks need vigastused sõltuvad ka paljudest teguritest. Et meil ei ole üks asi kindel, et seal võib olla ka mingid vanu kaasuvaid probleeme, millest me ei tea, et on selleks sulgpall, jalgpall, korvpall, mis taust. Alati me ei ole hakanud, kuna discgolf on Eestis nii ütleme, värske ala ikkagi võrreldes teiste selliste tuntumate aladega, siis need vigastused võivad olla juba varasemast peast. Ennetuse osas on siis võib-olla see sama asi, mis me praegu läbi tegime, kõige olulisem on just teha see soojendusosa läbi. Tekitada endale selline nagu harjumuspärane võib-olla üldfüüsiline koormuse andmine, kas siis trennide näol, see võib olla jõusaali treening, jooksmine, mingid muud pallispordid ja nii edasi, et natuke mitmekesistada. Et tavaliselt need põhilised vigastused tekivadki ülekoormuse foonil. Et ma näen neid entusiaste ja discgolfareid, kes praegusel hetkel mul siin kabinetti tulevad ja vastuvõttudel käivad. 12 ringi päevas. 12 ringi põhimõtteliselt päevas ei ole, et õhtuks või ööseks saab leedid sisse lülitada ja siis ka öist discgolfi ringi teha. Aga päeval on tõesti see, et me kutsume neid töötuteks, töötud discgolfarid, kes on oma elu niimoodi organiseerinud, et nad saavad päeval siis nagu ringe üksteise otsa teha ja kipubki olema see, et kus on liiga palju korraga, siis keha ütleb, et ei. Ühesõnaga võtta soojendust tõsiselt, mitmekesista oma liikumisharrastusi, sporti. Ja uni. Ja maga hästi. Maga hästi, täpselt. See on kõige parem soovitus, et prioriteet võiks olla uni, et kui sul on korralik unegraafik, siis ei jõuad ära ka taastuda, et igasugused taastusjoogid ja muud asjad on kõrvalised ja teisejärgulised, aga uni peaks olema primaarne ja siis tuleb juba see toitumine. Et see on võib-olla sellise ennetuse poolest kõige parem. Kui nüüd rääkida spetsiaalselt siis nendest samadest tüüpilistest vigastustest, mis on tavaliselt kas siis küünarliigese kutsutakse tennisisti küünarnukk või golfari küünarnukk. Vahe on siis selles lihtsalt, kas tegemist on sirutajakõõlustega, mis rannet sirutavad enda poole või painutajakõõlustega, mis kutsuvad raha enda taskusse. Et siin ongi see erinev. No money ja is money. Et siin erinevad sellised liigutused. Et nende kõõluste siis ülekoormus või ütleme lihaste selline osaline ülekoormus võib tekitada siis ka sellist valulikkust, mis tavaliselt annab tunda, kui me ei ole tükk aega seda kätt kasutanud ja siis hakkame näiteks hommikul ringutama või ma ei tea, särki selga panema ja siis annab valu. Et see on sellisest küünarnuki osast lähtudes. Aga kas sa oskad nagu niimoodi lühidalt öelda, et kui juba see küünarnuki valu on tulnud eestkäe viskest, et mida siis üldse tegema peaks?
seal on kõik sinu juurde ei jõua. Kõik minu juurde ei jõua jah, et sellepärast on see video ka üsna informatiivne, ma kujutan paljudele, kellel need probleemid juba on või on tulemas. Ma loodan, et neid on vähe ja inimesed võtavad mõistlikult, ehk siis ongi koormuste vähendamine. Ehk siis üks päev tee trenni ja tee korralikult, aga puhka ühe päeva ka. Ehk siis võiks vähemalt 24 tundi või 48 tundi olla erinevate siis nende koormuste vahel, kui sa oled üsna algaja mängija. Ehk siis see algne entusiasm, et see on kõige parem nii-öelda võib-olla ennetus. Tee vahet sisse, tee pausi, maga hästi ja nii edasi. Et kui see on juba nii-öelda tekkinud, siis peaks hakkama koormusi reguleerima ja neid kudesid siis koormusele vastavalt nende taluvust tõstma. Et see suutlikkus oleks parem, kui ta siiani on. Päris mitmed inimesed rajal ma olen tähele pannud, et kurdavad valu, et mul on eeskäe viskega see valu või tagantkäe viskega see valu ja need viskavad ikkagi, et tegelikult see on vale või? Pigem on see vale jah, et selles suhtes kohe puhkust. Pigem kohe puhkust hakata nagu seda probleemi lahti harutama, et paljud mängijad, ma tean, mängivad valuvaigistitega. Mis see valu ikka mehele teeb, et on hullemaidki asju, aga see valuvaigistika mängimine pärsib siis natukene närvisüsteemi sellist ülitundlikkust, mis tegelikult on meie kaitse jaoks vajalik ja selles suhtes peaks ikkagi siis hakkama mõtlema selle peale, et esialgu number 1 on teha puhkus sinna sisse, eks anda talle puhkust ja hakata, aga samas ei ole käsi kaelas kuskil, vaid ikkagi tuleb selle käega muid tegevusi teha. Kui on kontoritöölised või ütleme sellised tavapärased kätt nii palju ei kasuta jõuharjutustel või mingid tegevustel, siis võiks hakata ka jõuharjutusi juurde tegema. Et selleks on hantlitega, leida endale sobiv raskus. Internetis on erinevaid videosid selle kohta päris palju, aga ma soovitan nagu pikka aega kestnud valude puhul või selliste tõsisemate valude puhul, kus ei jõua pastakatki käes hoida või veepudelit või nagu kohvi juua, et siis sellistel puhkudel võiks ikkagi füsio juurde pöörduda, kui see piisav puhkusaeg näiteks paar nädalat ei ole andnud tulemust. Okay. Et erinevaid lahendusi on. Põhimõtteliselt ongi vaja siis seal koormust tõsta nii painutajalihastele kui sirutajalihastele, natukene ka pöörajalihastele. Et kui nende kohta spetsiaalsemalt juba vaadata, siis see on case by case, me ei saa üldistada väga. Et sageli see küünarnuki valu on hoopis seotud nende liigutustega? Jah, täpselt nii. Et väga sageli on see osa. Ja seal, kui minna veel spetsiifilisemaks ja veel nagu põhjalikumaks, siis miks see nii-öelda võib sinna tekkida, võib jada ühendusena minna rohkem näiteks õla probleemidesse, ehk siis meie õla liikuvus on kehva. Et näiteks mul ongi õla välja pööramine ei ole piisav, tuleb siia poole, siis kuskilt peab see liikuvus tulema selleks, et me saaksime ikka jõuga ja võimalikult kaugele seda ketast visata. Ja siis ongi variant, kas me võtame selle rindkerest kuskilt või järgmisest liigesest, mis on siis see, et me kompenseerime teiste kehaosadega põhimõtteliselt selle küünarliigese vähest liikuvust. Ja jääb rohkem kohti haigeks. Täpselt, et saame koormuse ka sinna üsna intensiivselt ja siis ongi üks asi ei välista teist ja nad võivad täitsa koos olla, et tihtilugu ongi, kui me õla liikuvuse saame paremaks, siis ka see küünarliigestele mõjuvad koormused vale tehnika või halva tehnika puhul vähenevad. Ja ma saan siis nüüd õigesti aru, ma loodan, et sellepärast ongi see kompleksne soojendus ikkagi oluline, et ei piisa paarist käeringist, vaid sellepärast on vaja kõik liigesed ja grupid üle käia, et muidu juhtub see, mis sa just kirjeldasid. Jah, et see ei ole nagu alati rusikareegel, aga võib juhtuda. Et selles suhtes midagi täielikult ära hoida me kahjuks ei saa. Et nii nagu ma ütlesin, palju tegureid, erinevaid variante, et kas me oleme nii-öelda pikalt olnud ühes asendis ja siis hakkame kohe diski mängima või siis me tuleme, jalutame sinna diski rajale, mitte ei sõida lihtsalt kohale, et siis on juba mingisugune soojendus tehtud. Tihtilugu kipubki olema autost välja, kott selga, põmm esimesel rajal kohe minekut, 2 viset, mängime paremat. Enne pimedat on vaja ära jõuda. Aga ma küsin seda ka, Eestis on hästi suur vahe, kas sa mängid suvel või talvel. Suvel on selline tunne, et ma olen juba soe ja valmis nagu. Talvel kõik saavad aru, et natuke peaks soojendama vist. Jah, kõik saavad, aga mõned ei saa ka. Okay. Et seal on kõik neid variante, kus ikkagi jääb soojendusest kindlasti puudu.
et see, et autol see konditsioneer või soojendus põhja lükatakse, et see tegelikult ei ole hea mõte, et pigem võiks just vastupidi teha, et sinna minnes oleks autos põhimõtteliselt see soojendus maha keeratud. Et siis, kui välja minna, siis see kontrast üleminek ei ole nii suur, siis tõenäoliselt ei hakka käed ka nii palju külmetama. See on siuke pro-tipp, kes on kaugemal käinud. Aga õnneks on praegu kevade suve hooaeg, et siis on tõesti temperatuurid tulevad ülesse. Ja tänu sellele on ka tegelikult kehal lihtsam toime tulla selle kliima ja nende olustikuga. No selge. Et õla osas on sama põhimõte, et tuleks pigem hakata siis õla liikuvust arendama enne, kui me hakkame jõudu ja kiirust arendama. Et mis on tavaliselt algajate mängijate väga suur mure või ütleme, nemad ei pea seda mureks, tahaks ju ketast võimalikult kaugele visata, aga probleemid tekivad siis, kui näiteks tehnika ei ole nii hea, kui ta võiks olla ja ütleme, seda jõudu veel ei ole, et seda ketast nii kaugele visata, siis me teeme kogu aeg sama mitte kvaliteetse tehnikaga ühesugust viset, ehk siis jõudu tuleb juurde, tehnika jääb samaks, aga võib-olla see amplituud, milles me siis tööd teeme, on piiratud. Ja sellega siis me tekitame endale kogu aeg vigastust, et kui ta korra on nii-öelda esinenud, siis ta võib hiljem jälle välja tulla või ütleme võimenduda siis, oleks vist kõige õigem öelda. Et pigem millele pööraks tähelepanu on õigele tehnikale, et kas siis ongi mõni treener, kes teeks tööd, vaadata seda videode sarja, mis siin praegu käimas on, Kimmel timmib, eks. Et selliseid nippe, et kuidas algajad mängijad võiksid nagu alustada, et ma arvan, see on väga-väga hea ja tänuväärt tegemine, mis te toimetate praegu. No, seda on rõõm kuulda. No, absoluutselt. Mis veel siis selle vigastuste koha pealt? Ongi see, et liikuvus. Et me saaksime selle liikuvuse mobility ehk siis liikuvus, et pigem olge elassed ja siis sellele järgnevalt ka võiks nagu jõuharjutusi teha, et see üldfüüsiline on tegelikult oluline. Et siis on ka tõenäoline keha tunnetus ja keha kasutamine on palju efektiivsem kui inimesel, kes võib-olla esimene spordiala ongi discgolf, mis ei ole teps mitte nagu lihtne spordiala tegelikkuses ja vähem koormav, et kui vanasti heideti nalja selle üle, et mis see mõni sport, siis nüüd tundub, et on asi ikka jõudnud juba korralikult lehtedesse ja igale poole ajaloo ürikutesse ka tänu nendele võitudele, mis meil siin Albertil ja Kristinil ja kõigil on. No jah, see on ainult tore. See on vägev. Kas põlvede koha pealt tahtsid ka midagi öelda? Põlvede osas on väga hea nipp, millega on siin hiljuti käidud ka päris mitmeid kordi, on tegelikult põlvedest liigumine natukene allapoole on jalanõud, ehk siis tossud. Mitte liiga karmi mustriga tossusid kasutada. Ahaa. Et see on üks selline asi, mis paneb väga suure koormuse just nendel kunstmuru mattidel ja talvel oleme näinud on nende piikidega. Ehk siis seal on väikesed nagu nagad all. See haarab väga tugevalt seda pinnast ja selle võrra on ka pööretel, et kui me pööre ei ole ideaalne või kunagi ta tavaliselt ei ole, siis ta võib hakata painama ja väänama seda põlve liiga palju. Aga need igasugused Terrex ja Continental, need tallad, need on siis vahel liiga palju isegi või? Jah, et see oleneb sellest tallamustrist. Terrexitel olen näinud, et see kanna osa, et kui inimene pöörab kanna pealt, ehk siis räägime tagantkäe viskel, et kui on kanna pealt nii-öelda see pöörde moment, siis tal on suhteliselt seal neid ogasid ei ole. See kanna pool on nagu 2 triipu, mis on nagu väga iseenesest hea. Aga varba peal pööramistel et kui need nagad on väga suured, et siis ta haarab selle jala sinna mati sisse. Nii, et tahad oma põlve või esimene jalanõu õigeks? Pigem võta jalanõu õige. Et suvel võiks mängida sellise vähe karmima tallaga, et siis ongi, et need kunstmurumatid kipuvad mitte väga andestama. Et see võtab selle jala kinni. Ja põlve osas ongi, et põhimõtteliselt on pöördvigastused, kui minnakse suure hooga viskama, ei visata koha pealt, jõudu on rohkem kui sellist, kuidas ma ütlengi, sujuvust ja ülekannet, et jõudu on rohkem kui ülekannet. Et ajastuse viga, tavaliselt ongi väga pikk vise, on hästi ajastatud vise, ütleks selle peale, et seal ei ole alati rammu ja jõudu vaja. Et see säästab iseenesest ka põlvi erinevate viskestiilide puhul, kas siis nii-öelda eestkätt visates või tagantkätt visates, siis võiks kasutada ka oma riielihaseid vastavalt teeski nendele ka rohkem eelnevalt näiteks kükitrenne, teha
põlved soojaks läbi tavaliste kükkide, väga lihtne, võtad koti kätte, teed paar kükki ära, mingisugune 10-15 kükki ja reelihast on juba soojad. Väga sellist raketiteadust seal õnneks ei ole. Ühesõnaga, kõik tuleb ikka selle juurde tagasi, et tehnika peab olema õige ja siis, kui hea soojendus juurde panna, siis võiks olla muretum. Just, täpselt nii. See on võib-olla kõige paremini sõnastatud üldse, et niimoodi tulebki see ütleme, vigastuste vaba discgolf kõige paremini välja. Loodame, et siis päris paljud saavad sellest midagi panna kõrva taha ja rakendada ka. Täpselt. Ja ma ei tea, kui sul midagi rohkem polnud, siis tuleb ainult praktikasse panna ja proovin ise ka järgi kõik. Mis ma soovin? Väikseid võite, aga et väike võit võiks isegi olla põhimõtteliselt see hea distsiplineeritud kava, mida me nagu harjumuspäraselt hakkame tegema. Et me alustame kuskilt, liigume edasi ja step by step, nii nagu ka reiting tõuseb, nii peaks ka enesekindlus ja kehaline võimekus tõusma ajapikku, et me ei saa üle öö hüpata kõrgemale, kui me praegu oleme. Okay. Need on hoopis kuldsed sõnad. Nendega on hea lõpetada. Mul oli siis hea meel olla täna Jörgen poisiga siin ja natukene saada teada, kuidas panna ennast discgolfi ringideks valmis. Ja näeme siis jälle rajal või järgmises episoodis. Oli tore.